Eesti ettevõtlike noortekoda, JCI Toompea, veerand sajandit tegutsemist. Mina olen Kaido Irval, olen JCI Toompea 2004 aasta president ja minuga on siin täna kaks külalist. Meie 2011 aasta president ja 2013 aasta president. Vaatame, mis kojas tehti ja kuidas elu oli. Maarja, sina olid JCI Toompea president aastal 2011. Olin. Kuidas oli aasta 2011 ja mida vahvad tegite? Aasta 2011 oli juba 5 aastat tagasi ja tegime kõike seda, mida ikka kojas tehakse. Tegime asjalikemaid asju ja tegime lõbusamaid asju ja tegime hästi. Suurepärane. Minni, sina olid Toompea president aastal 2013. Mis on sul meelde jäänud? Mis oli see äge, mis oli aastal 2013, kui sa olid president? Tere, Kaido. 2013. Kui palju meil aega on sellest ägedast aastast lobisemiseks? Oi, võtame praegu lühidalt. Kui lühidalt märksõnadena rääkida, siis mulle meeldib, kuidas minu juhatuse kolleegid iseloomustasid 2013. aastat. Ja Sekki, kes tollel hetkel oli Maia Mesile, andis tagasisidet, et üldiselt möödus tubli energilise presidendi taktikepi all. Meil toimus palju erinevaid koolitusi, üritusi, koolitused olid seinast seina, tantrast kuni eelarve ja projektijuhtimiseni. Igal kuul olid üldkogud, juhatuse koosolekud, sekka kojalõunad ja kõike seda nii-öelda erinevate kojaliikmetega nagu vesteldes. Kõik need ütlesid selle peale, et mine loe blogist. Me tegime see aasta nii palju asju, iga kuu midagi toimus. Ja kui alguses tundus, et blogi kontekst tundus, et see on nii tüütu, et kõik, igal üritusel sa pead käima ja siis nagu kõigil oli nagu kohustus, et sa pead kindlasti seal pilte tegema, mis on täna Flickris üleval, et hea pildialbum üleval. Ja või siis kirjatükk, et mis siis nagu emotsiooni edasi kanda, siis kui nüüd aastaid hiljem vaatad oma blogi sissekandeid, siis tuleb meelde, Mikk tegi ärifoorumeid, kohtusime Elioni peadirektoriga ja siis kohal oli vist mingi 30-40 inimest. Angela, kes meil oli koolitustega möllas, vaatasime, et Ardo Reinsalu, kes oli ja EC 2006 konverentsi direktor ja kui tema käis koolitamas ajajuhtimist EBS-i saalis niimoodi, et meil tõime nagu teisest toast nagu toole juurde, sest et suur auditoorium oli rahvast täis, siis ma arvan, et oli nagu tegus ja toimekas aasta. Ja veel kui mõelda tagasi, et mis meie nagu enda eesmärk oli, et lisaks sellele, et kojas on palju inimesi, kes saavad õhtuti, kuna vabatahtlik organisatsioon, õhtused ajad on sul reeglina nagu need, mis sa saad koja arvele panustada. Ja see on teatud inimesed nagu kodalased, kes ei saa õhtul tulla kodust välja, kas tal on siis lapsed, on tal nagu mingid teised huvid, hobid ja siis Kuno Peek, kes oli 2013. aastal kommunikatsioonijuht, ütlesime, et aga teeme midagi kodalastele sellist, et passiivsemalt, ja siis me kaasasime Janek Mägi endale nii-öelda koja tegemistesse kaasa ja siis Janek Mägi pühendas iga kuu ühe luuletuse meie kodalastele ja siis kui Olav Eikle, kes oli 2013 IT-direktor ja elas tollel eestal Valencias ja siis kui tema iseloomustas 2013. aastat, siis ta esimene märksõna oli Janek Mägi luuletused, kõik see, mis nagu koda tegi või siis nagu kuidas ühiskonnas sotsiaalne elu käis. Et see oli nagu nii-öelda kodalaste kiire läbilõige ja muidugi 2 kõige suuremat projekti, mis vaadata nagu koja aastat üldse, siis on ju aastakonverents 2013, mida me korraldasime Haapsalu kojaga ja Krista Vapper oli meil projektijuht ja kes vedas selle nii-öelda Porgandi konverentsi, nagu Priit Joa armastas EVP-na seda kutsuda, vedas selle nagu siis võiduka lõpuni ja sellise lõpuni, kus tehti Eesti koja konverentsi, kus kõik kojad andsid oma panuse, et küll E-koda tegeles seal turundamisega vahepeal, Kõukoda aitas meid erinevate nende vimplite või pastakate, mille iganes. Põhimõtteliselt nagu kõik erinevad koja inimesed, see nagu erinevatest kodadest oli projekti kaasatud ja Toompea koja ja Haapsalu koja kureerimisel see õnnelik edukas konverents sai lõpuni viidud,
et see kindlasti oli nagu sihuke nii-öelda kiire läbilõige, pluss muidugi kooskooli heategevusprojekt, et kus sai vist 800 last, said omal koolikotid ja ühesõnaga samamoodi oli nagu üle Eesti selline kurioossem ja sihuke eufooriat tekitav projekt, et teles ajakirjandus, kus Piia Porr projektijuhina kaasas oli ja samamoodi oli ju sellel aastal Piia Porr esitatud ju JCI Euroopa tasandil parimaks, JCI maailma tasandil parimaks siis liikmekandidaadi või liikmeks, et oli üks nominentidest, et see näitab, et oli väga tegus aasta. Tõepoolest. Tõepoolest. Aga kuidas on ikka nii, et on seda järjepidavust, on sellist asjade projektide üles töötamist, et kuidas oli paar aastat ennem, et lähme tagasi aastasse 2011, mil Maarja, sina olid president, et kuidas oli koja juhtimine, kuidas oli liikmetega lood, kui suur meie koda oli aastal 2011 ja millised olid sinu kui presidendi väljakutsed? No täpselt liikmete arvu ma ei oska öelda sulle, aga eks me seal 20 ringist tiksusime, aga mulle tundus, et siis hakkas tulema niisugune nagu verevahetus või inimestel tekkis rohkem võimalusi tegeleda millegi muuga, et koda ei olnud nagu ainukene vaba aja veetmise võimalus. Et järjest keerulisemaks läks nagu see, et inimesed tuleksid mingisse projekti kaasa ja hakkaksid seda vedama, et kellel oli, ma ei tea, isiklik elu oli hukas, töökoha vahetus, elukoha vahetus, et neid põhjusi mitte nagu koja asjadega tegeleda oli igal ühel natukene. Et selles valguses olin ma isegi hädas veel aastakonverentsile sõites, et mul ei olnud EVP kandidaati. Ja ma olin teel konverentsile, kui tuli mulle päästev telefonikõne, et nüüd ma räägin tegelikult hästi hoitud saladuse välja, kui helistas mulle Rain Jung ja ütles, et ma tean, kes sulle EVP-ks tuleb, et ära sa muretse selle pärast. Ja mulle tundub, et tegelikult nüüd ma võib-olla lähen su küsimusest mööda, aga mulle tundub, et 2011. aastal tegelikult koja juhtimises mängisid oluliselt rolli 2 halli kardinali. Üks oli Rain Jung ja teine oli Jaanus Järve. Et siis... Sinu perekonna nimes on ka Järve sees, et Peinar Järve, et räägi. Et meil on olnud siis väljaspoolt koda nagu hall kardinal. Jah, ütleme, et kui Railimees Rain oli kojaga tihedalt seotud, siis Jaanus Järve ei ole kuidagi kojaga seotud olnud peale selle, et ta minu abikaasa on. Aga eks ma tänagi olen tegelikult siin sellepärast, et esialgu mul oli mõte, et tegelikult tahaks nagu perega koos olla nädalavahetusel. Aga tema poolt hommikul öeldud sõnad, et kuule, mine käi seal siis ikka ära, mis sa nüüd siin plõksid, on ju. Siis sellepärast ma nüüd siin olen. Aga liikmetest rääkides tagasi tulles sinna, siis oli see EVP puudumine oli täitsa üllatav. Et tegelikult nagu, kas liikmed ei tahtnud vastutust võtta ja siis ma olingi hädas, et saada kokku need juhatuse kohad. Aga pole selliseid olukordi, kust ei ole võimalik välja tulla ja siis see saladus oligi see, et Rain ütles mulle, et tegelikult Raili on nõus olema sulle EVP. Ja konverentsil ju toimus tegelikult veel see, et öeldi välja, et EVP kandidaat ei ole, et kas keegi on nõus olema. Ja siis tõusis püsti Olavi Ottepalu, ütles, et mina olen nõus olema. Ja siis tõusis püsti Raili, kes ütles, et mina olen ka nõus olema. Ja siis oli koha peal 2 EVP kandidaati ja toimus hääletus ja tuli mulle üks tegus EVP Raili näol. Väga hea. Kes tegelikult mulle tundus seda juhatust ja koda nagu sellel hetkel kõvasti koos hoidis, et arvestades tema sellist energilisust ja aktiivsust, siis ta oli ikka väga-väga suureks toeks mulle. Tema leidis igale küsimusele, probleemile lahenduse ja teadis, kuidas särasimselt edasi minna. Nii et, ja küsimus oli muidu mis? No näed. Aga millega te praegu tegelete? Et see oli nüüd 5 aastat või paar aastat tagasi pöördumine, aga te olete mõlemad olnud väga aktiivsed tulid juhid, liidrid kojas. Et milline on teie igapäev täna? Minni, millega sina tegeled? Kui vaadata nagu koja aastaid, siis lihtsalt tänu sellele, et koda on nagu noorte inimeste võrgustik, siis ma ütleks, et ma olen kojas saanud nii palju häid sõpru,
et kui ööpäevas on 24 tundi, millest kindlasti 8-10 ma veedan nagu magades, siis ülejäänud aja ma veedan ka nende inimestega koos, kes on siis kojast mulle kaasa tulnud, kas nii sõbra kujul või siis kolleegina või ta on koostööpartnerina. Ja täna ma iga päev töötan Telia Eestis, kus me seda intervjuudki teeme täna ja töötan siin suurkliendi haldurina. Et mul on oma maakodu ja siin on nagu kodalased alati oodatud, et tihtipeale kodalased muuse külas käinud ja me oleme seal meeldivalt aega veetnud, et kui ma mäletan eelmise aasta augustit, kus ma olin puhkusel 4 nädalat järjest, siis ma arvan, et pooltel päevadel olid ka erinevatest kodadest erinevad inimesed käisid läbi ja siis oli mul naabrinaine ütles, et ta ei saa nagu aru, et kus need inimesed tulevad, et hommikul, me teeme nagu hommikul koos hommikusöögi lauda on ja siis on ühed nii-öelda külalised lauas, õhtul me teeme õhtul ka pirukaringi on ja siis on juba järgmised külalised, et nendest on ka paljud on nagu kodalased, et siis see on nagu on lõbus, et see on nagu siuke igapäevaelu. Väga hea. Maarja, kuidas sul läheb? Millega tänan küsimust. Kojaliinis vanusega olen ma nüüd välja langenud, nii vana olen ma nüüd küll. Aga mul on muidugi võimalus koda tänada, et nad otsustasid mind auliikmeks teha, et olen Toompea kui auliige. Nii palju kui võimalik üritan külastada, mida küll ei ole viimasel ajal juhtunud mõnda üritust, aga oma igapäevatöös nii-öelda palgatööl käin ma sellises firmas nagu Europark Estonia, olen seal finantsjuht. Aga kui uks sulgub, siis tegelikult päris töö on mul kodus oma 3 lapse mehe ja majaga. Nii et eelkõige olen ma ema ja siis tulevad kõik muud asjad. Selge, aitäh. Aga koja juurde tagasi, et kui on võimalus praegustele kodalastele midagi kaasa anda, mis on see, mis te ise võtate enda koja aastast näiteks, et võt see oli see õppetund, võt seda, see on see, mida annaks edasi. Et mõtle korra, et mis see võiks olla, et siin on see juhtimisega, on see meeskonnatööga, on see lihtsalt inimeste vahelised suhted, et Minni. 3 asja, mida 3 väga konkreetset asja või kogemust, mida kaasa võtta just koja presidendi aastast ja mis on mind nagu pärast seda elus, ma olen neid märksõnu endal kogu aeg kuklas toetanud. Üks oli Raili Naris, kes oli minu ajal siis IPP, kes Raili ütles mulle ilusti, et lase ennast üllatada. Et täna ma olen nagu võtnud seda üllatusmomenti rohkem ellu, et kui sul on elus võimalus lasta üllatada siis teistele inimestele ennast, siis anna neile see võimalus. Et sa võtad neid inimesi ja neid hetki sellisena, nagu ta on, et kui on näiteks ette nähtud kojal, et meil on juhatuse koosolekud iga nii-öelda teisipäeva õhtul kella 7-8, aga sul nagu pool meeskonda ei saa osaleda kella 7-8 nendel üritustel, siis sa leiad selle mooduse, et tema saaks ka panustada. Et võib-olla see on see kohandumise koht, et sa võtad igat inimest ja igat hetke sellisena, et sa saad nagu, mõlemad pooled saavad sellest nagu maksimumi. See on see, mis ma olen nagu teine märksõna, mis ma olen nagu ellu kaasa võtnud, et sa võtad neid inimesi ja neid hetki sellistena, et nad kõik saaksid oma nagu panuse panna. Ja tunne rõõmu nende hetkede, nende inimeste üle, mis ümber on. Et kui tihtipeale kojas ka nii-öelda oled juhataja üldkoosolekul ja kelle keegi nutab seal, et appi meid on täna siin ainult 15 või ainult 10 või ainult 3 inimest kohal koja lõunal näiteks, et siis pigem nagu, et ma nagu ei näe vajadust, miks ma peaks nutma selle pärast, et pigem ma olen rõõmus, et need 3 inimest, kes täna siin meie koja lõunal on, siis need ongi need ägedad kodalased, kes tahavad sellel hetkel sellesse projekti, sellesse hetke panustada või üldkoosolekul tulevad õhtul, nad on väljaspool tööaega leidnud selle aja, selle hetke, selle tahtmise ja nüüd on meil koos täna 10, meid on koos 15, mis siis, meil on koja liikmeskonnas täna 2016. aastal on aktiivseid liikmeid ju 24, et kui sealt nagu pooled on juba üldkoosolekul, siis see on ju väga tulemus on ja kõik need inimesed tahavad ju seda koda edasi viia, et siis see hetk, et naudi ja rõõmusta nende üle, kes on kohal, mitte ära nuta taga neid, keda ei ole, et võib-olla see on siis see 3. märksõna, mis mina nagu koja presidendi aastast veel eriti juurde saanud ja need 3 märksõna,
tegid ikka minu aasta selliseks, et kui ma tagasi praegu vaatan, just nagu kui ma lugesin just blogi ja meenutasid, et erinevad üritusi, kus sa käisid, erinevad kodalased, kes su panustasid, kes su ellu on jäänud, siis ma arvan, et need 3 märksõna on viinudki selleni, et meil täna ikkagi koja järjepidevus toimib, liikmeskond tuleb, inimesed on rõõmsad, tahavad siin toimetada, tegutseda. Et ma arvan, et see ongi võib-olla siuke, mida siit kaasa võtta sellest presidendi aastast. Ja ma siit võib-olla võtaks sõna üle selle koha pealt, et Signe, kes enne mind oli president, ütles mulle ka, et sa ei pea muretsema, kui sul tuleb ainult 3 inimest kohale, et tulevad õiged inimesed ja hakkavad juhtuma õiged asjad, et elu ongi niisugune. Aga minu märksõna, mida ma olen ka kuulnud hiljem tsiteeritavat, mille üle mul on hea meel muidugi, on lühike, et räägi inimestega. Et nii lihtne see elu ongi, et kui sul on mingi mure, rõõm, soov, tahtmine, huvi, ükskõik mis, et räägi inimestega ja sa üllatud, et nad kas teavad õiget vastust või teavad inimest, kes teab õiget vastust, et nii lihtne ongi. Et jah, räägi inimestega ja see toimib. Olen seda kasutanud hilisemalt oma elus ja toimib ka siis, on toiminud ja ma arvan, et edaspidi ka toimib. Väga hea. Ma arvan, et see on paras koht see meeldiv intervjuu kokku võtta. Et ma tänan teid ja mõlemale teile ka üks väike lill. Et palun Minni. Aitäh. Palun Maarja. Aitäh. Ja Eesti Ettevõtlike Noorte Koda, JCI Toompea, 25 aastat tegevust ja toimetamist, väga palju erinevaid üritusi. Tule, räägime inimestega, saad osa nendest headest hetkedest. Kohtume JCI Toompea üritustel. Aitäh!